valmis nägema seda kõike, mis mul siin on? Täiesti valmis saada. Aga okei, millal me käisime viimati siin? Viimati vist käisime 6 aega tagasi ja siis ei olnud siin veel mitte midagi. Kui sa mäletad, siis oli täitsa tühi. Mul on läinud siin üllatavalt hästi, et ma olen väga üllatunud, selles mõttes üllatunud, et väga palju jutte kuulnud siin ehitajatest ja kõigest, kelle järgi peab ootama ja kõik läheb pekki ja valesti ja vahepeal kaovad ära ja nii edasi, siis mul on selles mõttes ikkagi nagu üli hästi läinud. Ehitaja tegi kiiremini, kui oli arvata. Köögifirma tegi kiiremini, kui lubas ja siis mul tekkiski vahepeal loll olukord, kus tekkis nagu tühi auk, sellepärast, et ma olin arvestanud natuke teise ajagraafikuga mul endale õppetund järgmiseks korraks, et kui köögifirmaga saab asjad paika, siis tuleb tehnika ära tellida natuke varem, sest mul oli nii, et köök tuli kohale ja tehnika tuli paar päeva hiljem, et tegelikult nad natukene paigaldus selle tõttu venis, et oleks saanud kiiremini valmis isegi. Ma teen sulle nüüd tuuri ära. Täna on põhimõtteliselt 90% valmis, lihtsalt mööblit pole veel sees, nagu liigutatavad mööblit. Ja ma selgitan sulle ära ka, miks ei ole veel. Aga tule hakkame siit poolt pihta. Vaata selline ilus custom made käsitöövaip on siis meil siin korteris. Et see nüüd läheb siit kohe ära, et mul tegelikult tuleb siia, tuleb vaip. Mäletad, ma siia ütlesin, et ma panen sellise varbseina, et muidu on niimoodi, et kui tuled uksest sisse, siis vaatad kohe elutuba, et see tekitab siia nüüd sellise väikese tsooni. Et kui diivan sinna panna, et siis ei vaata kohe välisust, nii et ma arvan, see oli päris hea leid. Siin on garderoobi osa ja siin me katsetasime või mõtlesime erinevaid variante, kuidas seda lahendada. Lõpus siis jäi selline lahendus, et keskel on see sahtlite osa ja siin mõlemal pool on rippuvate riiete osa ja põhjus tegelikult on hästi lihtne. Siin on suur elektrikapp ja ei hakanud siit kinni ehitama, et niimoodi on kõige lihtsam. Ja kuna siin on kollektorkapp veel, siis siit jätsime ka avatuks, nii et siis siin on mõnusasti võimalik jopesid ja igasuguseid asju panna. Vaata, kui ägedalt äge lahendus. Sellise lükanud uksega lahendus. Ma ise ei tulnud isegi sellise asja peale, aga kui on head koostööpartnerid, siis nad soovitavad, nii et minu arust väga nutikalt lahendatud, saab ilusasti filtrid vahetada, saab sinna ligipääsu ja peidab kogu selle asja ära ka. Siin on nüüd see suur tantsuplats meil on ju, mis oli enne veel suurem ja kui sa ei ole päris esimest osa vaadanud, siis ma soovitan tegelikult võtta kõige esimene osa lahti, siis sa näed, et seda osa siin tegelikult üldse ei olnud. Et siin on meil siis eraldi magamistoa osa, kuhu on ka mõnusad kapid tehtud, siin on selline riiulitega osa ja siin on rippuvate riiete osa ja siin on siis ka veel, nii et ruumi jagub ja kuna siia võib teha tegelikult keegi endale ka väikese kontori, siis siin võib olla ka pisike nõupidamiste ruum või mingi massaažituba, kellel mille jaoks seda vaja on ja praegu ongi niimoodi siis, et siia tuleb, kui magamistuba teha, tuleb voodi ja praegu on lihtsalt veel nii-öelda mõtteharjutuse koht, et kumba pidi voodi panna, mõlemat pidi saab panna. Pistikupesad järgi vaadates, need pistikupesad olid juba siin enne niimoodi, et mina neid asukohti siia ei määranud. Saaks siia panna voodi või siis teine variant on, et panna siia voodi või siis panna päris siia nurka, et variante on erinevaid, ei ole veel välja mõelnud, mis see kõige parem lahendus on ja vastavalt sellele siis tegelikult tuleb siia ka seina peale valgustus, et sellega lahendame selle mure ära ja mega see lükanud uste lahendus. Ma ei ole kunagi varem tellinud, ma ühe pildi peal nägin, vaatasin, tundus juba ilus ja siis mõtlesin, et okei, et tahaks ka siia korterisse ja mõlemat pidi saad avada, liigutada, selles mõttes nagu ülimugav, et kui on näiteks voodi nii pidi, et siis saad mõlemad poolt nagu ligi ja siis üks asi veel. Täis pimendavad kardinad. Igale pool on siis Rooma kardinad, et kuna aknad on üleval ja sellised ristkülgkujulised, siin on siis nagu sellised valgust läbi laskvad ja siis seal magamistoas on pimendav Rooma kardin. Ja nüüd köögiosa, et köögiosa sai selline mõnus valge ja selline puidu sümbioos, mulle väga meeldib, ma olen tulemusega väga rahul.
et katsetasime siin erinevat pidi, aga mis tuli välja tegelikult oli see, et kui esialgne köögiplaan oli, siis siin üleval oli ventilatsiooniava ja siis mõte oli selles, et kubu tuleb siia, et see on kubuava, aga siis tegelikult selgus, et siin ei ole üldse, see ei ole kubutoru, vaid see on soojustagastusega sundventilatsiooni väljatõmbe osa. Et siis me tegime nagu plaani ümber ja jäi ta niimoodi, et see pliidi ja kubu osa on siin on siis söefiltriga kubu on siin, nii et sai niimoodi lahendatud ja siin oli probleem oli selles, noh jälle pole enne ise korterit teinud, ei oska selliseid asju vaadata ja mõelda, siin oli ainult 2 pistikupesa seina peal, aga kui sul on siin ahija, nõudepesumasin, pliit, külmkapp, noh, et siis tegelikult oli seda vähe, et elektrik tegelikult pidi täiendavalt elektrikilbist tooma siia veel juurde ja siis me tõime siia töötasapinna peale ka veel kaks pistikupesa, et kui kellelgi on soov siin midagi kasutada, millega jaoks on vaja, et siis on olemas. Ja algselt oli siia mõeldud ümmargune söögilaud 4 tooliga, aga kuna siin ei töötasapinda väheks, kapiruumi on mõnusalt, aga töötasapinda ei väheks, siis see selline köögisaar siia lahendatud või mõeldud ja tore on see, et siinpool on täiendavaid sahtliruumi, sahtli ja kapiruumi on siin ja siia siis tuleb 2 sellist baaripukki moodi tooli, et saab nagu mõnusasti siin toimetada. Siis siia sai pandud sellised siinvalgustid ja tegelikult praegu on siin 6 tükki neid lampe, siia saaks neid juurde panna, kes veel valgust juurde tahab, aga mõte oli jah just selles, et nende siinvalgustitega niimoodi ära lahendada, et kuna me oleme soklikorrusel, et seda valgust oleks siin korteris nagu mõnusalt ja piisavalt, nii et ma tõenäoliselt isegi panen 2 tükki siia veel juurde, et siis tekib siia valgust juurde. Elutoa osas on mul dilemma. Esialgne mõte oli niimoodi, et kui ma teen seda korteriks, et siia panna diivan. Diivan vaip, diivani laud, telekalaud siia telekaga. Aga nüüd eelmine nädal tekkis selline mõte, et äkki paneks diivani hoopis siia ja teleka sinna. Et siis oleks nagu teistpidi, et noh, siis jääb siit nagu selline ala, et ma ei ole seda veel suutnud välja mõelda, et kui sa praegu vaatad seda ja sul on mulle häid soovitusi, et mis oleks mõistlikum või praktilisem lahendada, siis anna mul teada, et igasugused kogemused, arvamused targematelt on teretulnud. Nii et siin seda nuputamist nagu nii magamistoa kui elutoa osas siis jagub. Ja kohe nüüd vaatame vannituba ka, kui sa mäletad, siis see oli selline tibukollane, kui sa oled mu eelmist paari episoodi vaadanud ja ma siis kohe näitan sulle, milline see lõpptulemus sai. Tegelikult selle vannitoaga ma olen päris rahul, et muidugi oleks saanud siia ka veel. Sa seda hoiad nagu üllatust seal kinni. Täiega, nagu, kes te olete üllatuseks valmis. Et ma selle vannitoaga tegelikult päris rahul, aga selles mõttes nagu päris hästi tuli välja, et kui sa mõtled, et see kõik kärts kollane ja nüüd on siuke valge mõnus, et siis tegelikult päris hea. Noh, igasuguseid asju võiks veel teha, et mõelda, et kuidas seda nurka siin saaks muuta, teha siia mingi praktiline kapiosa või midagi juurde, aga siis oleks siin natukene vähe ruumi jäänud jälle, nii et siis ei ole pointi. Nii et kõik on valmis. Kõik on valmis ja mööbel on ainult veel puudu. Nüüd ongi siis niimoodi, et teeme pildid ära. Äkki saame siin neljapäeva või reede saame äkki kuulutused üles ja siis on see tibude lugemise aeg, et siis saame hakata vaatama, kas see minu hüpotees toimib ja kõik õnnestub hästi või mitte, nii et eks siis see kõige ärevam aeg nüüd tuleb, et see kerge osa sai mööda, aga siis saame vaadata, mis see lõpptulemus on, aga mul on üks põnev uudis veel. Ma tegelikult täna maksin ära just broneerimistasu järgmisele korterile. Hindaja käis seal ära eelmise nädala kolmapäeval, nii et nüüd siin paari päeva küsimus ja ma saan hindamisakti kätte ja kui kõik on nii, nagu ma olen arvestanud, siis äkki järgmine nädal saab uue korteri ära osta. Nii et siis läheb seal tööks. Ja see etteruttavalt ütlen, on üks 2-toaline korter Kristiines, mis siis pärast muutub 3-toaliseks.